Otsustasin tulla toitumisnõustajaks sellepärast, et saada oma suurde toitumispuslesse uusi tükke juurde. Ja ma ei ole pidanud seda tegelikult kahetsema, sest ehkki mul olid päris korralikud teadmised toitumisest ka varem, siis tegelikult mitte keegi ei saa kõike teada. Ja see selline tervikpilt, mis siit on tulnud, on tegelikult väga hea. Ja tuleb kasuks igati õpetaja töös ja aita olla mul parem õpetaja. Rahvatervise Akadeemiasse tuli sellepärast, et asub Tallinnas, et hästi hea, mugav on käia. Teiseks sellepärast, et siin õpetatakse tõenduspõhiselt. Siis kolmandaks sellepärast, et siinsed õpetajad on oma ala tegijad. Tegelikult kõik on praktiseerivad. Võib isegi öelda, et oma ala tipud. Ja muidu on siin ka väga tore seltskond. Neid eredaid hetki on nii palju, et võib-olla ei oskagi üksikut välja tuua. No mida ma võib-olla välja tooks, on need super kohvipausid, kus siis Maarja on välja tulnud oma super võileiva katetega. Et need on väga eredad hetked. Aga muidu õppejõud on väga-väga kihvtid. Seltskond on hästi lahe. Selles suhtes terve see aasta on väga tore olnud ja ma juba vaikselt hakkan juba kahetsema, et see nii lühike on, et see juba saab läbi. No täna ma ei ole kindel, kas ma päris toitumisnõustajaks hakkan, aga oma õppetöös ma kindlasti kasutan neid teadmisi. Oma pere juures ma kasutan neid teadmisi oma tuttavate peale, et olen juba kasutanud tegelikult ja on palju kasu neist olnud. Aga mine tea, et kõik otsad on veel lahtised, et miks mitte ka võib-olla kunagi toitumisnõustamist teha. Ja kindlasti vaataks tegelikult toitumisteraapia poole veel edasi. Ei tahaks siin pooleli jätta seda teekonda.